et siis täna räägime Windows 10 toe lõpust, mis saabub selle aasta oktoobris ja mul on plaan lasta sellel teemal välja 3 erinevat videot. Esimene on see video, mida te praegu vaatate, kus ma arutlen Windows 10 toe lõpu kohta. Teine video on sellel päeval, kui see tugi lõpeb. Ja 3. video on aasta hiljem, et nagu tagasi vaadata, mis toimus, mis on juhtunud vahepeal, et kas turuosa on langenud, kas inimesed endiselt kasutavad seda opsüsteemi ja nii edasi ja nii edasi. Et siis millal see tootetugi lõpeb? See lõpeb 14. oktoobril 2025. Erandiks on Enterprise LTSC 2021 väljaanne ja IoT Enterprise LTSC väljaanne. Nende väljaannete tootetugi lõpeb hiljem. Et mis siis juhtub, kui tootetugi läbi saab? Esiteks lõpetab Microsoft tehnilise toe pakkumise, see meid eriti ei huvita. Teiseks, mis meid huvitab, on see, et turvauuendusi rohkem ei tule pärast seda 14. oktoobri kuupäeva. Ja opsüsteemis enam funktsiooni uuendusi või veaparandusi. Aga mis nende 3 asjaga siis kaasneb? Esiteks teie arvuti jätkab endiselt töötamist, aga pikemas perspektiivis seade muutub haavatavamaks, turvaaugud jäävad parandamata ja uus tarkvara, mis lastakse välja pärast toe lõppu, ei pruugi enam toimida või varasem tarkvara, mis saab uuendusi. Kuigi see juhtub tavaliselt mitu kuud või isegi mitu aastat hiljem. Sarnane lugu on ka uue riistvaraga, et tuues näiteid varasemate Windowsi versioonide kohta, et kui te ostate uue videokaardi, siis selle jaoks driverid näiteks enam Windows 7 jaoks ei ole, sest Windows 7 on niivõrd vana operatsioonisüsteem ja keegi ei kasuta seda enam, või mõned inimesed kasutavad kusagil, aga üldiselt me ei kasuta seda operatsioonisüsteemi enam. Lugu võib juhtuda ka Windows 10-ga, et mingi paar aastat hiljem uus videokaart tuleb välja ja see ei toeta Windows 10. Toetamata operatsioonisüsteemi kasutamine on mittekattavuses tööstusstandarditega ja samuti GDPR-iga, sest andmed on ohus ja värki. Et kuidas kindlaks teha, et mis versioon su arvutis jookseb? Kõigepealt siis kõige lihtsam viis mõõta Windows, ehk siis akendega klahv ja pause break klahv, kuhu on nagu päriselt peale kirjutatud pause. Mitte see klahv, kus on 2 nagu joont kõrvuti, et see ei ole pause klahv. No see on pause klahv, aga see pause klahv. Sageli on samal klahvil ka kirjas sõna break. Kui klaviatuuril ei ole pause klahvi, siis saate vajutada Windows plus R, kirjutada WinVer, 1 sõna, ja vajutada sisestusklahvi ehk enterit. Kui ükski neist meetoditest ei toimi, siis te tõenäoliselt ei kasuta Windowsit või kasutate niivõrd vana versiooni. Ma räägin nagu enne Windows 95 tüüpi vana süsteemi. Ja siis peaks nagu avanema aken, kus on kirjas nagu mis operatsioonisüsteemi ja mis väljaanne teil on. Ja siis nüüd tekib küsimus, et mis on teie valikud, et kui tootetugi nüüd läbi saab. Et kõige esimene variant on lihtsalt jätkata Windows 10 kasutamist. Te peate teadma, mida te teete, kui te seda varianti otsustada kasutada. Siis teine variant on lihtsalt minna üle Windows 11-le, mida Windows 10 kasutajad saavad tasuta teha.
aga konks on selles, et süsteem peab vastama nõuetele. Et Windows 11 on mõned nagu suht kõrged süsteemi nõuded, mille juurde me hiljem ka tuleme. Kolmas variant on osta pikendatud turvauuenduste programmi. See on tasuline programm Microsoftilt. Lühemalt on ta ESU, Extended Support Updates või midagi sellist. Nüüd ka Windows 10 on see saadaval ka erakliendile, et varasemalt oli see saadaval ainult äriklientidele, kellel oli nagu hulgilitsents ja värki. Aga nüüd saavad ka tavalised jaemüügi või arvutitootja versiooni kasutajad seda tuge osta endale. Kui rääkida nüüd hinnast, siis ma ei ole 100% kindel veel. Microsoft ei ole öelnud, kui palju see maksma läheb. Aga ma oletan, et 100+ euri on kuskil see hinnatsoon kuskil nagu 100 euri per aasta ja maksimum 3 aastat. Nii et see ei ole kõigile, aga kui teil on nagu väga kriitiline süsteem või nagu üldse ei taha minna 11 peale, vaata valmis raha selle jaoks kulutama, et mitte minna Windows 11-le, siis teil on see variant olemas. Alati on võimalik võtta kasutusele ka alternatiivne operatsioonsüsteem. Ma olen välja toonud siin macOS-i ja Linuxi. macOS, ütleme nii, et see on väga erinev kogemus. Omad kiiksud ja see on peamiselt ainult Apple'i riistvarale. Et teoorias on võimalik seda on teil see võimalik macOS paigaldada ükskõik millisele riistvarale virtuaalmasinana, aga see on nagu jube aeglane, ma räägin nagu animatsiooni, mis on 1 kaader sekundis nagu või siis nagu ehitada arvuti, mis on sarnane Apple'i riistvarale ja siis nagu häkkida sisse driverit, see nagu pigem ei soovitaks Hackintoshi'da. Kui tahate macOS-i kasutada, peaksid ikkagi ostma päris Apple'i riistvara, mis võib ka kalliks osutuda. Seega on teine variant ka olemas ja selleks on Linuxi kasutamine. Jällegi Linux nõuab õppimist, aga see on täiesti tasuta, saate paigaldada ükskõik millisesse arvutisse ja see on aastate jooksul palju paremaks muutunud. Et Linux on totaalselt erinev sellest, praegune Linux on täiesti totaalselt erinev Linuxist 10 aastat tagasi. Ja viimane variant on hankida LTSC väljaanne, mis on nagu spetsiaalne pikemad aega väljaanne. Kui ma siin välja tõin, et 2 erandit, need on need LTSC väljaanded. Aga neid on väga raske legaalselt hankida, et teil peab olema mingi leping Microsoftiga ja te peate olema nagu mingi äriklient, et see tavakasutajal on raskem hankida õige litsents. Lihtsam on piraatida, ütleme niimoodi. Nagu palju lihtsam. Aga mis on siis need Windows 11 süsteemi nõuded, millest ma rääkisin? Et esiteks teil peab olema ühilduv 64-bitine protsessor, mis on kiirem, mille kellasagedus on vähemalt 1 GHz. Et 64-bitti protsessor ja vähemalt 1 GHz põhimõtteliselt igal moodsal protsessoril lõdvalt olemas. Aga ühilduv protsessor, Microsoft on teinud nagu listi erinevatest protsessoritest, mis
toetavad Windows 11, mis on nagu uuema põlvkonna Inteli protsessorid ja AMD protsessorid. Listi saab näha Microsofti lehelt. AMD protsessorid erinevad, mida nad toetavad. Teie protsessor võiks olla siin listis. Ja siis on Inteli protsessorid, mis võiksid olla siin minu protsessor võiks olla siin listis ja nii edasi. Teine süsteemi nõue on 4 GB operatiivmälu, mis ma ütleks, on natuke liiga vähe. Kasutatav kogemus minu jaoks oleks vähemalt 8 GB Windows 11 miinimum ja 6 GB on kuskil seal väga piiri peal. Ja 4 GB Windows läheb teoorias käima, aga miski muu seal peal eriti ei lähe. Nii et jah, pigem soovitaks rohkem kui 4 GB. Ja mida rohkem, seda uhkem, eks ole. Kuigi liiga palju kui tasu endale operatiivmälu osta. Ütleme nii, et 32 GB ma ütleks sealt rohkem ei tasu osta Windows 11 jaoks. Vähemalt 64 GB püsimälu, mis on okei, kui te nagu väga palju faile enda süsteemi kettal ei hoia, et kui teil mingi väline kõmakettal või midagi sellist. Aga kui teil on vaja mingit faile salvestada, siis vähemalt 128 GB. Aga nüüd on jällegi üks rangem nõue TPM 2.0 moodul, kus Microsoft hoiab saladusi krüptograafia mõistes. Et see oli ka neil seal listis. Ja eesti keeles on see usaldusväärse platvormi moodul 2.0. Ja Microsoftil on siin erinevad juhised, kuidas selle olemasolu kontrollida, kuidas seda erinevate arvutite BIOSis sisse lülitada. See on pigem nagu erinevad arvutitootjate asjad. Aga kui teil on ise kokku ehitatud arvuti, siis good luck with that. No, see on selline keeruline koht, et erinevatel arvutitel on erinev protsess, kuidas FTPM-i sisse lülitada. Et või siis osta eraldi TPM-kiip ja see emaplaadile panna kuskile soklisse, mis uuematel emaplaatidel tõenäoliselt on olemas. Secure boot läheb teil ka vaja UEFI püsivara Secure bootiga. Aga sellega kaasneb see, et kettapaigutus peab olema GPT. Mida see tähendab, on see, et kui teil on pärand kettapaigutus, siis mis teil tõenäoliselt on, kui te olete nagu läinud üle vanematest versioonidest uuematele järjest, siis Microsoftil on ka eraldi tööriist selle jaoks olemas, et teisendada kettapaigutust. Aga vaatame vahepeal natuke statistikat Windows 11 turuosa kohta. Et 2025. aasta märtsi seisuga Eestis Windowsi versioonide turuosa 57% ehk siis kõige popim on Windows 10, selle järgne Windows 11 ja šokeeriv 8% kasutab endiselt Windows 7. Jällegi see on see statcounter.com info, mis on nagu statistika kogumise tööriist, aga mis avaldab ka nagu statistikat avalikkusele. Ja siis 0,35% on nagu kõik muud versioonid Windowsist. Maailmas pilt väga erinev isegi ei ole. Windows 10 kõige popim, aga Windows 11 natuke populaarsem üldises maailmas.
42,69% ja 2,22 kasutab ikka 7. Ja alla protsendi on mingi muu süsteem. Sama allikas statistika jaoks. Kui mõtleme nagu natuke teise valimi, siis Steam'i riistvara uuring, mis nagu annab ülevaate sellest, milliseid süsteeme mängurid kasutavad. Windows 11 kõige populaarsem, 55,34%, siis Windows 10 40–41% vahemik, siis Linux 2,33%, seejärel Mac ja 0,11% mingi muu süsteem, ei, Windows 7 hoopis, mitte muu süsteem, Windows 7 on suht vähe kasutusel Steam'i riistvara uuringu väita. Ja natuke teistsugusem allikas V3C Counter, mis on jällegi mingi teine veebistatistika kogumise tööriist. Samuti märtsis on ülemaailmne turujaotus ja siia on kaasatud ka mobiilisüsteemid, et Android ja iOS on siin ka listis. Android kõige populaarsem, siis Windows 10 20,52%. Kuna Windows 11 siin listis ei ole, siis ma kahtlustan, et osa sellest Windows 10 on ka Windows 11 tegelikult. Okei. Kuid miks nad selle toe siis lõpetavad? Lühidalt öeldes Microsoft Lifecycle. Microsoft on ajalooliselt lõpetanud Windowsi versiooni toe nagu 5+5 aastat peale väljalaset, et siis selle 5+5 alla kuulub 5 aastat põhituge, sinna kuuluvad ka uued funktsioonid ja veaparandused ja laiendatud tugi 5 aastat, kuhu kuuluvad turvauuendused ja klienditugi, mis kuuluvad ka põhitoe alla. Üks erand oli Windows XP, mis sai 3 aastat lisatuge rohkem, kui ta oleks pidanud saama. Suure turuosa ja Windows Vista aeglase väljatuleku tõttu. Ja ma ei välistaks, et midagi sarnast võib juhtuda ka Windows 10-ga, kuigi kahtlen selles, kui eks me näe, mis oktoobris saama hakkab. Kuigi mina Microsofti asemel ikkagi pikendaks selle 2028. aastani. Et XP puhul 2011 oli ilmselgelt liiga vara toe lõpetamiseks. Siis ma kasutasin endiselt XP-d nagu enda arvutis, kus Windows Vista ei saanud joosta. See arvuti mul oli veel paar aastat, mitte paar aastat, 1 aasta veel oli. Ja isegi 2012 ma kasutasin XP-d veel. 2014 detsember oli see, kui ma lõpetasin lõpuks XP kasutamise. Vähemalt enda peamises süsteemis, teine süsteemiga kasutas XP-d mingi 2017. aastani või midagi sellist. Et jah. Kuid miks ma selle video tegin? Esimene põhjus on traditsioon. Enne iga Windowsi versiooni toe lõppu XP puhul täpselt sellel päeval, kui tugi lõppes. Olen teinud mingisuguse toe lõpu kohta alates XP-st, kui mu kanal veel hästi noor oli, kuni Windows 8.1-ni välja. Windows 7 ja 8 puhul ma tegin nagu lühema video ja XP ja Vista olid nagu põhjalikumad videod. Ja XP puhul tegin lausa 2 videot, et 1 aasta hiljem tagasi vaadata, mis seal toimus. Teiseks tähtsus, et inimesed peaksid sellest teadma. Nagu me nägime, suur osa eestlastest ikka endiselt kasutab Windows 10 ja ei ole 11 peale läinud. Et
XP puhul sarnane asi, XP-l oli hästi suur turuosa. Isegi kui Vista välja tuli ja isegi siis, kui 7 välja tuli, XP-l oli märkimisväärne turuosa. Windows 7 nagu domineeris, kui ta välja tuli, eks ole. XP domineeris terve Windows Vista nagu õitse perioodi ja siis, kui Vista kõige uuem oli, eks ole. XP oli ikka endiselt number 1. Vista ei jõudnud kunagi XP-sse ette. See on suht naljakas. Kolmandaks perspektiiv. Tahtsin väljendada enda seisukohti, mida ma arvan selle toe lõpu kohta. Ja siin on ka lihtsalt huvi pärast ajaloolistel põhjustel, et millal erinevate versioonide tugi lõppes. Nagu ma ütlesin, alates XP-st kõigi nende versioonide kohta toe lõpu video teinud. Windows 98 kohta ma ei teinud videot, sest ma olin liiga noor ja ma ei osanud mingeid videoid teha. Windows 2000 sellel perioodil ma teoorias oleksin olnud võimeline video tegema, aga ma ei teadnud eriti Windows 2000-st midagi. Ainus asi, mida ma teadsin, oli see, et Windows 2000 media oli nagu mõnede mängude DVD või CD-plaatide nagu tagaküljel kirjas nagu süsteemi nõuetes. Kõigi versioonide kohta teinud video, mida ma olen kasutanud. Ja, kõiki neid versioone ma olen kasutanud. Sealhulgas Vista ja 8.1 ma olen neid mõlemad kasutanud. Mul on kogemusi. Võib-olla neist kõige vähem Windows 8.1 ütleks ma. Ja XP kohta ma oli tegelikult plaanis video teha enne toe lõppu. Ja siin kõrval on ka erinevate Windows versioonide logod. Öelge kommentaarides, kui paljusid neist ära tunnete. Öelge kommentaarides, kui paljusid neist logodest tunnete. Et millistele versioonidele need vastavad. Siin on erinevad allikad, mida ma kasutasin. Ja aitäh, et vaatasite.